Pakett või tuleb ühekordne klaas? Tavaline, täpselt samasugune rakett. Nii, samasuguse Frossi pulgastikuga ja nii tuleb? Täpselt nii nagu. Selge. Ja nii, ja aknad selge ja on ingedel ja käivad lahti? Jah, kuna lengid on ja liidad on korras. Ei näe ju mingit põhjust. Selge. Krohvi parandused siit ja sealt on selle sama järgis, ega muud ei ole mõtet, kui joonist. Nii, mis lahedest saab? Nii, lahed on siin puitlahed, läbivajumisi ei ole. Veneer maha, kas on võimalik taastada see puit? Siin oli vist jutt, et kõik lahed on peaks nagu krohvi all olema, nagu muinsuskaitse nõu. Need Poola tüüpi lahed hoopis. See tähendab, et laudis lüüakse, servatud laudis lüüakse arvalt ja teine laud kaotakse peale, hööveldud lauad. Ma seda viimast ma ei ole näinud. Nii, on selle ruumi suhtes veel küsimusi. Kui me ühtemoodi, see sein läheb maha, lagi läheb siis selle laudi kaena, seinte krohv taastada ja lähevad siis juba seina värvi alla, lagi juba siis vastavalt värvitoonid antakse hiljem. Mis sellest uksaugust saab? Siin tuleb uus uks või jääb? See peab jääma nii sellest uks, see joonis on teiselt pool see lasteauduse suulisele. Aga noh, see lengid ja need asjad. Need lähevad kõik maha, seal ju kõik maha. Või vahepeal ise tehma. See on nüüd just, aga ta saab sama mõõt olema. See ei ole kägi alla. Uksed siia tuleb. On meil mõni vana uks säilib ka siin või ole? Siin puitpaneelid üldse või? Siin või? Need on sama tugeva lubisekuga saab taastada seda ja kõik siin on niisugused probleemid, kui me neid ei ole uurimisi toimunud. No selles nii väikses ruumis vastu ei juhtu midagi. Vabandage, kas et siinagi peaks lubivärvi alla minema? Jah, väga võimalik, et aga lubivärviga meil ei, selle aja sees me ei suuda seda teha. Kuidas ehitajad arvavad, on teil? Olete selleks valmis? No jah, nii, tähendab küsimus on selles, et kelle poolt see ettepanek on, et miks pärast te soovitate, et näiteks lubivärvi kasutada? Siis on ta nagu originaali näide vanasti kasutada ainult lubivärviga, see on nagu ka muinsuskaitse all kõik. Jah, aga siin... Lubikrohv ja seal teises toast vanad freskod kõik nagu näha. Viimistluses kasutada pestavad esimene värv siin. Koos kasutada või? Kui ta jääb seda lubjale peale, et see on koos kasutada? Ei, no ega ta tuleb, see lubjakihid tuleb maha võtta, ega me seda ei tea, mis tuleb, aga... ruumis on need vanad freskod. Ei, no see on järgmine ruum, see on alles. Jah, see räägime ühest ruumist või? Aga siin on oma see... Ei, jätkame siis selle sama nii-öelda selles suhtes, nii nagu see nõue on, siis me ei hakka praegu muutma siis seda. Nii uks läheb koos kastiga uus ilmselt enam. Jah. Mõõdud on samad. Jah. Siin on vanad joonised alla, aga need on nii halvasti säilinud, et neid ei saa säilitada lihtsalt. Kas uste eeskuju on siit kuskilt ka vaadata, et missugune sellele majale ette võtta tähendab ära? Nii et laud, ei, uks on selge, laud, viilung ja kõik, aga küsimus on, et tema paigutus, jah, et me saaksime vaadata, kas võtab aluse analoogiale. Ma võin pärast näidata. Tüüpsed tahveluksed on kirjas. Tüüpne tahveluks on ka Ameerikast tuuakse meile siia, need on tüüpsed, aga missugused on tähendab konkreetselt? Seda ei saa muidugi, et seal on kaks erinevat kõrgust, et need me peame ikka ühes ruumis ühe kõrgel. Aga ilmselt kuna siin on mada, siis kui see uksepokk ikka uus tuleb, siis tuleb kõrgem. No 2 meetrit. Seda ei saa teha, aga seda võib muuta. 2 meetrit. Siin pole joonist. Siin ta on meetri 90. No aga jah, kui me ka hiisemalt seda ruumi võtta natukene kurioosne, eks ta uks ei riku veel muud ära, aga jah. Jah, ega siin kui siin on seinamaalingud ja värgid, siis... Seinamaalinguga on probleem. Kas annab teha? Mis on ja me hakkame lisalõhkumisi midagi tegema. See, kas ta on üks madalaks, antud juhul ei ole meil korteriga tegemist ja selle juurde, et me lammutame võimalikult vähe. Jah, see on õige.
nii, kas on selle ruumi suhtes veel midagi? nii, elektri koha pealt on ka midagi selges selle ruumi kohta. Elektri täpsustab. ma kuulan praegu jutt ära, siis pärast täpsustame elektri eri osas, paneme põhilised asjad paika. Põranda viinistus jäi lõpuks laariks või mitu telge läks maha. Ja juba sealt taastamine. see on kätteli. jah, seal oli küll, et kas paistab, et on. mõlemad täiendavad siin, mis on lahkajad teha. teise kohta, siin pole mitte midagi järgi. me ei tea mitte midagi, mis hoidab, me ei ole veel ühtegi joonistuse teises hoidnud. praegu, kui meil on siin selline sein, mida me peame säilitama, see, mis me pärast teeme siin, et me teeme siia kerge puidust või hoidla või vaheruumi. ma arvan, et see hoidmine ei ole sugugi väärtuslikum siin, kui see ekspositsioon ise. pole kuskil läinud, ma ei ole seda selle teema. see konkurents ei ole midagi, ma olen juba selle kohta on siin see punktiir, mida see kas see nüüd see siin sai pandud kõik, see oli nii mädanud, et sai terve plokide sisse pannud. ja küll. nii. kas siia tuleb uks sisse valida? siin on nüüd uks, kas see siukne uks tuleb teha? ei, no see tuleb. ei, tähendab põhimõtteliselt see on enne aeg. tahveluksiks. siin on. mul on küsimus, kui me enne võtsime selle niisuguse keskkujulise me jõuame kohe ees. siis näeb ka aitäh, kõik aru. võiks pärast tüki arvu üle täpsustada. ma plaani peal panen paika. nii, siin on selge. panen korra veel pildid ja lauale vaadata. mitmes akendid siin nii, see uks tuleb, see kinni. nüüd oleme me siin ruumis praegu selle koha peal, eks ole. nii, siin tuleb siis üks WC dušiga, teine kraanikausi või teine duši ja WC või WC koti ja kraaniga. nii, sinna seina taha tuleb kraan. kus kohta seda oskab Vait öelda, kus ta selle kõigi paneb. tähendab sellesama süsteemi sisse. kraani koht. elektripliit, mis pliit teil praegu on? elektripliit. nii et see asi nihkub kõik sinna tuppa ja hakkab elama koos selle suure elutoaga. nii, ja teie kasutus jääb ka, kuna ta on nii-öelda kortermaja muuseum, siis hakkab teie kasutus ka nende ruumidega ja duši ja WC-ga koos käima. nii et nüüd see sein, mis selja taga läheb maha. millest need WC vaheseinad? WC vaheseinad poolkivitellis. kas silikaat või krohvitud ja glasuurplaadiga laetud. jõu kõrgus. jah, duširuumis on ta 2 ja mujal glasuurplaat 1,6, 1,8. lagi millest? lagi krohvis. sama jääma. ikka sama, nii nagu ta mujalgi. Poola lagis, jah, no krohvitud ja pole lagi, oota, aga vannitoos. foajee. Foajees, mis on? ja foajees jääb kõik krohvitud, tähendab kogu see asi jääb siin krohvitud. siin see osa ei tule ju lagi. see põrand,
ei no ei ole reaalne ju, tähendab siit, kui see sein läheb ära, nii kuidas ta ees on, sellepärast et siin on ta talade vähe on siin ära võõdetud, siin paistab öelda kui krohviga kunagi nii, siis tähendab siia pole ju mõtet tervet laudist alla lüüa krohvimatid peale ja hakata krohvima. See on mõttetu. Täna ei saa välja jätta niisama. Võiks seda täitsa ära petta, kui panna siia plaat. Nii, aga üks asi, kui aga miks siin näiteks ei võiks siis olla nende talade peale paistab suurepäraselt saada näiteks seda Poola laevoodrit lüüa, see on ka jätab restaureerimis vanema stiili järele. Kas see ei ole neid talas ju siin, mis need talad teil on? Aga kas need ei ole siit talade alla löödud täiendav siin? See on pettus. Ainult pettuse laud? Soo, palun vabandust siis. Ei no jaa, aga see pettuse laud on tala küljes kinni. Ikka kusagil kinni. Muidugi, talad on olemas. Ei, no kas ta on selle sammuga siis võib-olla on järsku löödud niisama vaba struktuurist mingisugusele peale? Lähme võib-olla natuke... Sest me ei tea, kas ta on ikka konstruktsiooni küljes. Lähme natuke edasi, kuna ta on nüüd erinev, tähendab foajee ja duširuumide ja WC-ruumide lähme põrandast peale, põrand täidetud, kui siin oli laudis, eks ole, siis põrand on täitel ja keraamilise plaadiga kaetud. Aga ta juba suuremat osad siin nüüd on. Mina oleks näinud isegi vanasti oli ju ka teliskivi parem. Kas nüüd on niisugust teliskivi imitatsiooni? Edasi lähme seinad. Mis mõõdus? Mis mõõdus ja mis märk? Nii nagu viimistluse juureski värvid ja plaatide värvid, need anname alles. Need ei ole praegu teie hinnamäärangus tähtsad. Selle kõrgendatud kaitseastmega teater, sul pole ruumi. See on küllaltki tihe, sul ei ole need kaugused välja võimalik. Et selle peaks põranda kütte või? Ma küll, et ja peale sellel tuleb vaja see loeva boiler, mis marki see läheb ja kuhu see pannakse. Nii, aga ma nüüd vahepeal ütlen seda sellepärast, et me konsulteerisime nende elektrikutega, selle elektrifirma, kes siin need ajutised liinid ja siin need pani, ütles, et siin on võimsust ei ole siin üldse, mingisugust kütet siia praktiliselt panna, elektrikütet võimalik ei ole. Ja sellepärast peakski olema ja siin on tarvis, tähendab, et üldse seda maja ja edasi hallata ja missugune areng ja siin näha ette, et oleks tarvis elektritehnilised tingimused muretseda. Need asjad on pandud käima, praegu siin meie oleme üks 5 taotlejast, kes taotlevad Äsmusuu alajaama ehitust. See tuleb teiselt poole teed ja liitumislepingu eest, see on muidugi rasvanes omase liitumisleping, kelle eest tuuakse maja sisse kaabel. Ja teie kõikide ülesanne on, õppime kokku ühe pealkilbi koha ja hakata sellest pealkilbist peale. Kaabel. Koos piisava miinusega tuuakse siia sisse juba teistest vaadidest ja teiste meeste poolt. Tähendab, ei ole mingisugust üle pööningu vedamist ega midagi? Ilmselt tuleb üle pööninguta sisse, otsast sisse üle pööningu juurde, sest majad läbi majade teinud enepanet, tuleb läbi maja, siis seda ehitab Rakvere elektrivõrkude ehitus. Kelder on siin olnud, nii et keldrist väga mugav sisse. See on nagu väga hea, me hüppasime praegu küll juba eri osale elektrile peale, aga hea meelega lõpetan siiski üldehituse poole ära, siis te saate juba, lähete ka pistikute ja kilbi asukoha ja selle ventilatsioon ka samamoodi. Ventilatsioon siin tekitada see ruumi, siis peaks olema ventilatsioon. Peab olema, ega me ei pääse. Ventilatsioon, kuulge ühe duširuumi pärast, me siis kas lõpetame selle duširuumi ära? See pole probleem. Kas me paneme siia aknasse nüüd vaadake selle sama seinast läbi tänapäevase ühe koos lambiga tööle, ei ole mõtet hakata ventilatsiooni välja pakkuda siin ja tegema hakata selle ühe duši ära. Nii. Nüüd ma tahtsin öelda veel, et jah, see on üks kompleks siis see foajee koos WC-ga, nii et põranda me rääkisime ära, keraamilised plaadid on mõlemad ja siis seinad jäi krohv ja lagi, kas siis läheme sama laudise peale, nii nagu on majad, või hakata krohvima, ma ei oska praegu öelda, sest et ta võiks olla ka laudis, mitte midagi vahet ei ole. Küsimus on, mis seal teine pool seina on, mis on viimistlus seal lae pool on? Krohv on seal.
kropp. sealpool jah. mina no mäletan, see on see pea sisse käib. ja aga noh ei no ilmselt selle järgi tuleb ka teha, et ta tuleb ühtlaselt lõpuni välja. oli üks jutt oli, et kõik hooned või ruum. nii. siin on näiteks raamid on mädanud, et mida siin ikka nüüd ette töötab. ja sest aknalauad jätab küll, aga seda jätab küll, aga ma ei tea, kui Lätis nüüd, see on kogu Käsmu vesi on selline. mitu akent see kokku? See on Käsmu probleem. 4 või 5. see on probleem, et veel valged aknad külmid. seal on ka üks osa tehtud, aga just need ruumid, et tegelikult. no tekib ju väike tollakas asi, samaväärne nagu tekib. jah, see on 4-5. selles mõttes on see valge. ei ole, ega see ei ole uus. see ei puutu, see ruum ei puutu asjasse. 2 akent. siin on 1 ja 2 akent. täna ma ei ole käinud, aga eile labidas see ikkagi lahendus, me ei saa muidu. 3 akent, siin on olnud. Nende töö on tehtud. Need ruumid olid. oli ja see on jah, ma arvan küll. 2, 3. ah ei, see on 4 osa. see on Käsmus kõigil, jah. köögis oli uus aken olemas. ei, kõigis on uued. oli või? kas see küsige meeste käest, mis nad filtrist arvavad, väga filtrist, kas see on võimalik filtriga ära võtta? jah, kaeva. aga kuidas see trahvo asi on lahenenud või? Neid aknaid hakata restaureerima ja siin hakata taastama. ja ta oli paar päeva tagasi. kõiki aitäh, nägemine. seinal on niisugune küsimus veel, siin on osadel on need tavad välja jäetud proovist. siin niisugust nõuet ei ole. siin on, kas siin oli? siin on koridoris vaadata. ma mõtlen, kas on nüüd üks sein. Need samad on jäetud välja proovist. jah, see ma seda proovisin esialgu siit, eks ole, et see on üks sein, et kas see võib-olla tuleb liialt välja. Tulevikus tuleb, kuidas siin vähendus on, siin ukstel. Kass on jäetud, ei, kas see on? siia tuleb. ei, kas siin on? ei, midagi pole kinni. see on kinni, jah. see on see vahesein. see on väga võimalik, et see tuleb uks. ei, kunagi ei tule. ei tule. aga siin kõrval nagu oli välja proovist jäetud. see on jah, ma ei tea, kui kõik ülejäänud ei ole, siis ühes kohas jääb välja. see on ka niisugune maitse küsimus, seda peaks nagu otsustama siis. no rohkem ei läheb niikuinii, sest et see tuleb vist laus maha lüüa. see ei ole keskaegne arhitektuur, kus niimoodi lahendada. noh, see on jah niisugune, ei ole vajalik vist. selge. ja lagi jäi siis lõpuks, mis otsus jäi? Poola lagi. või Poola laed siis kõik jah? Tšehhi, ei Poola. ikka Poola, Tšehhi plaadid, aga Poola lagi. Türgi plaadid ja Poola lagi. siin tundub, et on kelder. kelder jah. soojustatud topelt põrandal. no kus jäädab on veel? no siin on võlvkelder, tähendab. nii et ma võtsin siit lahti, siin on täidealadest, liigateedi on siin olemas. tähendab, kui see on soojustatud põrand, siis see põrandalaua alla pannakse vahele soojustus, noh, see põranda konstruktsioon muutub, ta läheb noh kallimaks. siin on nüüd. oota, kus selle põrandaga saab? no tuleb uued panna siit, ülestate ja uus panna, ega sellega midagi teha ei ole. kus te kõrgustega lähete, eks ole, selles mõttes on siin. siin on väike aste on seal olemas, eks ole, juba seal tekkinud, aga foajee põrandast, eks sa. see tuleb tõsta natuke. et foajee on tõsta ei saa vist jah. ei, selle plaatpõrand öeldi, et see kõik läheb plaatpõrandast kuni duširuumi lõpuni välja öeldi, siis tõsta ei öelda. nojah, mitte alates juba tuulekojast. täpselt nii. tuulekojast lõpetas selle kuradi dussi. ühesõnaga üks kõrgus tuleb. alguses tundus, et võib siia peale panna ka, aga see on nii kahtlane asi. Läheks seesikule või? see kõigub jah. ja siit läheb keldrisse jah. kas see keldriluuk jätta
no see peab ka. ei no see tuleb põrandasse uus luuk teha lihtsalt. muidugi ja ei mõtlegi, see sama koht peab jääma. Mujal on mõll vees. jätta muidugi võib, nurka jätta seisma. tuleb vahet ümber ehitada. No see on nii, että on mahdollisuuslain samalle rajalle jäädä. Millaisen allekirjoitetaan? No se riippuu venäläisistä. Se meidän puolelta on niin kuin lopetettu ja niiden käsissä, mutta niillä on omat vaatimukset siis kyllä poliittiset enempi. Ei maa- ja rajan asioista, vain se, että olisi niillä mahdollisuukset venäläisillä täällä ja siis Uppsalilla, kun olit. Itse otti. Meil on piirituse vene kaasas. Se moottor kaasas. Ei, piirituse vene, vaan Eesti-aegne. Ahaa, se restaureeritud. No, siis, see on päris põnev asi. Siis peabki jätma siia muuseumisse ja muuseumi kalda alla. See, noh, siis on selge, miks nad nii hästi üle said, kui see piirituse vana laev. Mitu sõlmu see tegi seal? 22 või? 28. 28? Täisi mootori veel, jah? See oli Junkersi mootoriga veel? Joo, lentokone mootori. Ja on veel... Ei sama mootori, ei. Amerikkalainen V8. Se on aika äge. Ei semmoista löytynyt mistään. Mutta täysi puuvene niin kuin oli. Ihan täysi. Mahokivene. Tätä tahaks just näha. Tässä on Ari Heini, joka on Stockmannin direktori Suomessa. Siis meidän Stockmannin direktori. Myös, juu, kaikkeen, joo. Tallinnassa joo. Meidän hyvä, kuulosti hyvältä. Hän on Stockmann on sponsori tälle veneen. Pikkusen autettu. Ja alkaa piiritystä tämä Stockmann. Joo, ihan pikkusen. Kun meillä oli tämä Risto Kiski, Seston johtaja, joka on niin kuin Kisken sukua, niin piti vähän avustaa. Vanha salakunnalta. Se on tuntuu piiritysevetäjät suku, ja? Joo. Ja kyllä niitä on vielä tuolla puolellakin Moskan jäljellä. Onko? Voi olla. Niin, mutta veneitä ei ole. Ei veneitä ei ole. Veneet ei ole. Venäläiset panit veneet kõik makaamaan. Palasit. Ai ne tuhos kaikki? Kaikki. Ei saanut, rannikolla on yhtä venettä semmoista enää jäljellä. Se auto voisi vielä sisämaalla kuljettanut autolla, mutta... Siinä samassa vuodessa kuljetettiin. No mitäs kaikki kalastaminen ja muu? Se lopetettiin. Se vain kolhoosi oli mahdollinen kalastaa. Ei me edes saanut niin mennä, että nyt menee. Kuka? Se on täysi. Me olimme ensimmäiset Leon kanssa, kenet otti semmoisen, kun oli vielä Venäjän rajavartijalaitoksen. Merenraja-asemat olivat vielä paikalla. Mä kävin. Käytiin tässäkin. Näyttin hänelle niitä, siis kuinka oli merivoimat matutka-asemassa ja merivoimia valvosi rajavartiolla miehet vielä lisäksi. Että siis mies ei menisi uimaan. Puhumatta Viron ihmisistä. Mutta ei täällä nytkään kauheasti vissiin veneet kuitenkaan ole. Siis niin kuin, että virolaiset ei ole kuitenkaan kauhean innokkaita veneilijöitä vielä. No kyllä se aika tulee nyt hyvin kiireesti ja enempi on isoissa kaupungissa kuin Tallinnassa ja Haapsalulla ja semmoisella paikalta. Pärnussakin. Ei, mutta vaan tuossa satamassa ei ollut oikeastaan Ei tuossa, huvivenettä. mutta kun me oltiin Pärnussa, niin siellä oli aika paljon veneitä ja isoja veneitä. Se tulee. Se tulee. Joo. Kiirusti tulee. Autot aika menee yli. Meri on kyllä siis. Se aika tulee. Tärkeää on, että meri on. Ja onhan täällä vielä tätä vanhaa veneenrakennusperinnettä. Että näitä puuveneitä tulee paljon Saarenmaalta. Ja... Saarenmaa. Rakennetaan uusia ja mä uskon, että pitäisi tulla enempi niitä pikkusatamia. Joo, Vergi on oikein hyvä. Oikein kunnostaa ja kun niitä olisi
Niin hyvää satamaa. rahoittaa. Niin hyvä satama kuin Verbi on, semmoista huivinen satama. Meillä ei Suomessa yhtään. Joo. Se on ihan tosi. Uskomaton. Joo. Mutta siellä on vaikea tulla sisällä minun mielestä. No ei, se on hyvin, Puhdistettu. se on nyt hyvin ja siellä on hyvät purilusmerkit. Ja Se on tärkeää, että ne olisi kunnossa. me tullaan varmasti uudestaan monta kertaa melkein käymään. No hyvä, oli kiva nähdä, että olette joutunut siis semmoisen matkan tehnyt ja mä menen omalle puolelle Hyvä. lopettamaan. Niin, minkä aikana menette taakse? Me lähdetään. Ihan kohta. Aloitat jopa Kiitos. Terveisiä sinne Sanon. tuolta Haavelle ja Köytsille. Ja jos näen Andrus Yöveliä, Joo, sanon hänelle. sano terveisiä. Joo. Kiitos. Kiitos. Hei. Kiva matka teille. Kiitos. Miksi te poisit kalaiseen? Me olimme tulla syömässä ravintolassa. Onko kala se on? Neptunissa. Käs mulla olla? Syötiin just. Mulla on tällainen viiet mehet koira. Me tulemme uudestaan, kun tulee rauhallisempaa. Kuidas mä nyt saan siitä menemään? Mä otanko sitä laiva? Paatti nähdä. No tule mukaan. Meidän auto mahtuu. Niin mä Karitsa käs kysyn. Joo, kysy joo. Mulla on ylämiset siinä. Nyt on mukana. Niin, mahtuu vielä meidän autoon.
lasesiski suures plaanis nagu enda eest läbi sõita. Ja siis Vähän meni aikaa. Eero 37. Joo, eri. Se on kõik uus sul siin, kõik tekk on uus. Tää kans on uutta. Tää kylki on vanhaa. Rooliga. Se on ihan Kerttu. Sul siellä suuremmat mõõtu ei ole siellä taskumattit vai? Ei mulla on vanhoja puolen litraa ja sit litran. Niin, puoli litra ka on? Niin, varttilitra, puoli litra ja litra oli. Puoli litra. Oli se puoli litra ka oma nimi vai? Se oli varpunen, siis oli taskumatti. Se oli puolikas. Puolikas? Puolikas, niin. Kolme mõõtu oli? Niin, 3 oli joo. Varpunen ja puolikas ja litra. Ahaa. Se on nyt uusi, jah? Tää on uutta juuri yläpuolella. Mahakonis kõik? Yläpuolella kokonaan uutta. Mahon kiinni. No se on niin sellise ilmaga paras sõita, sooja. Niin. Aga kas temal käis kate peal ka veel? Täältä on ollut pressu päällä silloin pirtuaikana. Kato, pirtukanisterit on ollut tässä tilassa. Aha. Pressu päällä. Kato, kun myrskys ajettiin, ettei vesi lyö sisään. Jaa, mä mõtlesin seda just. Ja kus se rakentetut on? Suomessa? Suomessa, niin. Tää on Suomessa rakennettu 28. Pyhtäällä. 28? Niin, Pyhtäällä. Ja sinun isä ehittäisi? Niin, mun isä ja isän veljet. Aga se on ainuke Suomessa nyt? Niin. On ainuke? Ainut on, niin. Ja tää on nimenomaan tehty pirtunajoa varten, kun tässä on ollut lentokoneen moottori. Ja siis oli ka kõik punainen puu ja? Niin, oli sama. Ihan sama kaikki. Mulla on vanhoja, kato, valokuvia alkuperäisiä. On niimoodi? Silloin kun tää on ollut uutena. Sitä mä tahaks muuseumia? Niin mukaan on tehty kaikki. Se mille järgi sä tekit, jah? Oi, kurat, luksus. Istu sinna mulle. Tää on ollut niinku uutena tällään tää vene. Siellä paistab se saksafon ka välja. Toi on nyt vähän erilainen ja toi. Aga kun se vanha moottori on alles vai? Siitä ei ole olemassa enää. Se on purettu, sulatettu. Sulatettu? Niin. Se oli alumiinimoottori. Lentokoneen moottori on alumiini, kato, kevyt. Ai. Sodan jälkeen, kun oli kova pula metalleista, niin kuin Suomessakin, niin. Ne purettiin. Ei ollut käyttöä. Missä on generaattori vielä? Siellä paatilla. Siellä on jo generaattori, joo, pyörii. Paljon se hevosvoima? 340. 340? Niin. Ja sõidab 28 sõlme sul? Okei, menee sinne vähän alle 30 nyt. Mutta tässä ei ole potkuri oikein vielä niin sopivaa, se on vähän liian iso, se ei jaksa kiertää se kone. No, sulla se on vene kaart veel sul? Joo, on täältä ostettu se kartta. Sul Kotkat ei ole siin pealgi? Siellä Kotkassa tead peast sõita? Kotkasta niin suoraan tänne yli. Suoraan? Tämähän on melkein niin kuin sama kokka. No ja. Kotkattu. Venäjästä. Näkyykö täällä? Kato nyt. Mitäs siinä on? Venäjästä tuli mul Kotkasta otse suoraan sinne Vainlasaare peale. Joo, Hetkinen. Mä ei näe mulla vielä brille. No kun emme käy, tässä on tuossa on toi Tiiskerin majakka, tuossa on toi on Orrekrundi. Orrekrundi? Niin, Orrekrundi. Kotka jää niinku tähän.